Ise 14 aastat tehes Luksepa tööd ja motorist olnud, et eks ma näen, kuidas nende käed, jalad ja mõttetöö liigub ja mida nad visuaalselt katsuvad ja vaatavad. Eks see tuleb ikkagi ajas ja kogemusega ja me oleme auto puhul siis ära peitnud ka igasugused poonud asju, et eelmine mehaanik on unustanud äkki kruikeera aknalaua peale ja väikse magneti võib-olla tagasilla külge ja juhuslikult on ka üks rattapolt kadunud, et vaatame, kas nad on tähelepanelikud. Võistluse parimaks kuulutati Tallinna Lasnamäe mehaanikakool, millele järgnesid Tallinna Tööstushariduskeskus ning Järvamaa kutsehariduskeskus. Ühelt poolt on korraldajatel positiivne näha, et veel jagub noori, kes oskustööst lugu peavad ja on huvitatud kutsemeisterlikkust demonstreerima. Kindlasti motivatsiooni mõttes on nad väga head, et saad ennast võrrelda teistega, mis maal sa oled oma õpingutega ja kindlasti ka saad arendada igas suunas. Kas hea pärast ka CV-sse panna? Kindlasti on. Üritusel kohtunikena töid hindavad ja kirkamaid kriite kaardistavad ettevõtted tõdevad, et sääraseid teotahtelisi töötajaid on ses vallas järjest keerulisem endale leida. Lihtsalt tööd väga ei taheta teha. Eks konkurents on päris tugev tegelikult, et kõik ettevõtted otsivad suhteliselt sarnastel aegadel, et ega niisugust briljanti leiab harva. Sukker sõnab, et palga poolest võivad autotehnikud teenida üle Eesti keskmise. Miks aga huvitujate hulk siiski kahaneb? On variant, et uus generatsioon lihtsalt ei hooli enam. Karel Piiroja arvab, et põntsu annab ka automaksu kehtestamine. Garaažide all nokitsejad või õppijad olid sunnitud masinaid maksuhirmus maha müüma või neid ostmata jätma. Kui auto maksab sama palju ja registreerimismaks on teist sama palju, siis see on juba poole kallim, kui ta oleks varasemalt olnud ja siis veel aastamaks sinna juurde ja siis sa peadki seda ju kuskilgi hoolitsema, selle jaoks on sul tööriistu vaja ja mingi hetk tekibki see nagu võib-olla motivatsiooni langus, et miks seda teha, kui see on nagu nii karmilt siis maksustatud. Valdkonnas ei saa tänapäeval üle ega ümber faktist, et autotehniku töö pole pelgalt enam vaid piduriklotside vahetamine või õlised näpud. Tuleb tugevalt olla ka IT-teadlik. Me Luksepa eriala ongi siuke tegelikult pigem nagu kustuva poolega, et seda, kuna elektroonika asja tuleb nii palju juurde, siis elektroonikat tundmata või arvutites tundmata ei olegi võimalik enam piduriklotsi vahetada. Autoajud lähevad aina keerulisemaks, kompaktsemaks ja neid programme, millega neid hallata, on ka väga erinevaid, et sa pead olema juba vägagi kõva käpik selles valdkonnas, et karpussi reguleerijad võib-olla surevad välja, et täna, kui sa oskad arvutiga asju teha, siis sa oled väga hinnatud. Kuid kui asja sees juba olla, siis igav ei hakka. On hea loomulik töö, iga päev on erinevad ülesandeid, võimalusi hästi palju, kus nagu areneda, et jätkusuutlik töö ja arenemist saab kõrgemale ka pürgida.